tuleks natuke pikale see kuradi ma tegemine. Täna läks küll mingi 2 öösel eilse videoga. Jändasin sellega tükk aega. Täna on esmaspäev, 18. mai. Ja mõtlesin, ma natuke räägin hommiku enne tööle minekut. Et mismoodi selle vlogiga on. See on päris pull tegelikult, see on nagu, ega ma väga tihti ennast niimoodi kõrvalt vaadanud ei olegi. Et see on nagu natukene niuke teraapiline, ega ise ei saa ju endast väga hästi aru tihtipeale. Ja siis kui, ma mäletan juba lapsena oli see, et kui enda häält kuulsid, siis see oli nagu mingi võõras hääl täiesti, kui see küll minu hääl ei ole. Et see näitab kuidagi seda, et ma ei endast... Et ma loon endast nagu mingi pildi, kes ma nagu tegelikult ei ole vist või mingi niukse kuidagi niukse mõttega, et mul on endast mingisugune arusaam, aga see absoluutselt ei ole nagu see, mis välja paistab. Et sellepärast on see ennast enda vaatamine kaamerast päris huvitav nagu. Et mulle tundub, et see on nagu võõras või kuidagi, ma ei ole ju niuke, nagu ma sisimas tunnen, et aga tegelikult, ma ju paistan sellisena välja, et aga enda jaoks on väga võõras nagu ennast vaadata. Et see on nagu niuke teraapiline värk, et see on nagu natukene niuke teraapiline asi ka see vlogimine, nii et soovitan kõigil vlogima hakata, siis saab endast teistsuguse pildi. Või et saab endast võib-olla paremini aru. Vahel võib-olla on vaja, et endast aru saada. No võtta, aga hakkame päevaga pihta. Esmaspäev. Mitte just minu lemmikpäev, aga peab hakkama toimetama. Täna on jälle neid kiirabid on veel lõpetada, nii et lähen neid tegema ja eks siis vaatab, kuidas, mis päevast tuleb. Vot. Aga tšau praegu, näeme natukese aja pärast. Tööpäev sai läbi. Täna on eriti vara õhtule. Mingid osad asjad ei ole värvist tulnud. Vot, aga siis lähen koju. Vaatan, mis kodus saab. Töö on suht sama, nii et olen seda siin enne näidanud eelmistes vlogides. Täpselt sama töö, siin kiirabide juures midagi erilist ei ole. Vot, aga lähme siis koju. Kuna läheneb 20. kuupäev, siis ma pean oma paberid kokku panema. Mul on vaja käibedeklar teha 20. kuupäevaks. Ja mul on üks ettevõtte, millega ma toimetan, nii et ma pean raamatupidajale paberid viima 20. Nii et seda ma siin teengi, üritan oma arveid ja asju kokku ajada. Lähen teen väikse jooksuva tänaval. Davai, let's go! Tänane päev oli nii samasugune nagu kõik eelmised päevad, nii et ma otsustasin, et ma ei filmi seda. Aga tulen õhtu jooksma ja mõtlesin, et ma teen nagu Vasalemma karjääridest väikse ülevaate. See siin on ralliraja karjäär. See oli
see pandi kinni umbes 40 aastat tagasi, enne minu sündi pandi kinni. See on siis see mingi 70-ndatel pandi kinni. Et see on üks ka päris suur, siin on nüüd rallikrossi rada. Ja see rallikrossi rada tehti ka mingi 80-ndatel, 80-ndate alguses, 80-ndal vist isegi. Et see aasta on 40 aastat juubel. Ja siin on kokku neid palju, et ma proovin joosta need augud läbi, kus mis on. Kõige suurema äärde ma ilmselt ei jõua, see on kõige kaugemal, sinna ma ei viitsi täna joosta. Aga see, mis praegu ka veel töötab. Et see on siis esimene minu majale kõige ligem karjäär. Rallikrossi raja karjäär. Ralliraja karjäär. Kutsutakse niimoodi. Vot nii, praegu inimesed käivad siin ujumas ja siin on niisama tore olla. Maagi käin ujumas. Aga lähme edasi. See siin on Tibula karjäär. Tibula on saanud nime, siin oli kunagi kanala kuskil. Tibusi peeti, vist ainult väikseid tibusi kasvatati. Mingi niisugune teema, ma ei mäleta. Aga üldiselt see on siin Tibula karjäär. See on Vasalemma, no nagu Tibula on siis siuke Vasalemma Männimetsa ala, niisugune pargiala nagu. Ja siis siin on siuke paekarjäär. Vot see on siis teine karjäär. Nüüd läheme tööstuse karjääri juurde, see on kardiraja juures. Mitte kaugel siit, ma arvan mingi 300 meetrit. Let's go! See on tööstuse tänava karjäär, kardiraja karjäär, kardirada on seal üleval. Nii et ma ei tea, millal need tehtud on ja millal need ära lõpetatud on. Ma tean, et kunagi me käisime siit vähki püüdmas. Järgmine on autobaasi karjäär, ka mingi 200-300 meetrit siit. Let's go! See on autobaasi karjäär. See on ka päris vana karjäär. See on, ma ei tea, tegelikult ma ei tea, millal need kinni pandi. Aga see oli kunagi kõige sügavam karjäär. Siin sai hüpata nende äärte pealt. Vot. Järgmised peaks olema maantee ääres 2 pisikest. Männiku ja suitsumurd, paemurrud nagu. See on ka paemurd tegelikult. Et siis viimane on rummukarjäär. No lähen vaatama. Männikule me ei lähe, seal on mingi silt pandud, et eratee või eramaa, ma ei vitsi sealt läbi. Vanasti ma olen seal käinud. No on suure, natuke väiksem auk kui see autobaas. Seal vett ei olnud vanasti, ma ei tea, kuidas praegu. Ja seal suitsuaugus ka ei olnud vett. Seal on tegelikult üks veel, üks metsa all, üks pisike auk. Seal on vesi sees. Sealt sai kokresi püütud kunagi. Vot, lähen edasi. See siin on suitsuauk ja see ongi niisugune pisike. Et see ongi niisugune pisike ja see männiku on natuke suurem ja see on üle tee. Need puugid söövad mind täna, et see on seal üle tee. Männiku auk on siis üle tee. Vot, siin tegelikult metsa sees on veel üks väike auk
Neid väikseid auke on siin veel igal pool kuskil. Vot nii. Aga läheme edasi. See on Vasalemma mõis. See on ehitatud kõik sellest paekivist. Väidetavalt seda paekivi viidi siit Moskvasse ka rongiga. Et siuke värk. Et Vasalemma marmoriks kutsuti. Ega ta marmor ei olnud, tavaline paekivi, aga ta säilib hästi. Siit sellisel kujul. Ma ei tea, täna enam ei kivina teda ei võeta siit. Et võetakse kruusa ja killustikuna. Et siin on, aga siin on siuke ilus mõis tehtud sellest ajast. Et see on ehitatud 1800 lõpp millega. Praegu tegutseb siin kool. 9 põhikool, Vasalemma põhikool. Vot. See siin on Rummukarjäär. See on siis kõige suurem nendest. Mingil hetkel tuli siia vesi sisse. Mina olin siis, ma arvan, mingi väike põnn, kui ma siia esimest korda sattusin. Ja siis siin oli niimoodi, et see vesi vist jooksis siia mingi 3 päevaga sisse, täiesti täis. Ja ta oli kristallselge. Täiesti, kõik paistis. Mingi paarkümmend meetrit sügav ja kõik paistis. Seal sees olid igast kopad ja kõik majad, seal olid mingid, garaažid olid siin põhjas, kus autosid remonditi ja pelassid olid siin sees. Suured veoautod, traktorid, kopad. Me olime poisikesed, ronisime kopa, need olid väga suured niisugused kaevekopad siin sees. Ronisime mööda seda noolt üles ja süppasime alla sealt. Et ma mäletan, üks tüüp sai sealt mingi kuradi selle trossi kiu endale jalga. Et see oli ikka päris julm. Ühesõnaga, siis see läks lahti. Siis kui see oli vist, ma arvan, et see oli mingi 90-ndad. Võib-olla oli mingi 88 või mingi niuke aeg. 89 või mingi niuke aeg. See oli raudtee siia. See tee, mida mööda ma jooksin siia. Et see on tegelikult vana raudteetamm. Et siuke lugu Rummukarjääriga. Võib-olla mul jäi nüüd mõni auk vahele, aga suures piirides need on niisugused suuremad ja tuntumad paemurrud Vasalemmas, kust on aegade jooksul paekivi välja võetud. Täna on siis ainult üks, see suur, kuhu ma ei jõudnud sinna, see on see raudteekarjäär. Seal on see on töötav karjäär, see on palju suurem kui see Rummukarjäär. Et see on, mul kuskil on mingi video ka sellest, kus seal mingi üks ots on sellest näha. Vot. Ma mõtlesin, ma lähengi jooksen mööda seda vana raudteed nüüd koduni välja. Teen siit ühe niisuguse timelapsi sellest. Siin on muidugi päris hea võsa ja vahepeal on sild. Nii et päris põnev, vaatame. See on siis see raudteesild, mis tuleb Rummukarjäärist ja läheb Vasalemma jaama. Et see on üsna lagunenud. Siin on mingi maasturid teinud sõitu. Aga siit läheb nüüd edasi. Ja koduni välja seda. Aga tänaseks ongi kogu lugu päevaga. Homme näeme jälle. Täna on esmaspäev ja ma ei teagi enam mitmes. 18 vist. 18 jah. Ja homme on 19 ja homme näeme jälle. Aga tavai, mina panen siin nüüd koju ja
teile head ööd või tere hommikust.